Inimesed, kes ei taha ja on hullumeelsest elust väsinud, on otsingu teel. Nad leiavad kirjandust, nad surfavad internetis, leiavad teadmisi, nad leiavad õpetajaid, nad leiavad väljapääsu. Seega olles asunud eneseteostuse, enesearengu, enda ja oma elu enesejuhtimise teele, nad ei allu nende inimeste mõjutustele, kes oma mõtetega loovad häbimisprotsesse. Ehk siis nad loovad oma kollektiivse teadvuse, kes on vaimselt arenenud teadlikud inimesed. Pealegi nad elavad oma teadvel oleku teadvusega teistes reaalsuse seisundites, mis on reaalsuse loovad seisundid. Inimesed, kes elavad agressiivsuses, vihas, vihkamises, need on loonud oma maailma ja elavad omas maailmas. Inimesed, kes lõid oma teadliku teadvuse, mõtete puhtuse, soovide puhtuse, maailma nautimise puhtuse ja rõõmustavad maailma üle, need on inimesed, kes lõid ja loovad ja jätkavad uue maailma loomist sellel planeedil. Kust alustada? Aga alustada tuleb oma sisemisest seisundist. Alustada on vaja oma mõtete kontrollimisest ja alustada on vaja ka kõige toimuva aktsepteerimisest. Mõista seda, et kõik, mis toimub, nii ongi vaja. Kõik teed viivad paradiisi, te niikuinii jõuate kõrgema ja parema juurde. Selleks on loodud teile olukorrad, kus te leiate tõe ja muutute sama teadlikuks, korrektseks, õnnelikuks, terve mõistusega mõtlevaks inimeseks. Uskuge sellesse. Teie usk ja sisemine veendumus hakkab teile ise looma sellist reaalsust. Väga kiiresti looma, mida varem pole olnud sellist kiirust. Omada piisavalt teadmisi, mis tekitavad teie sees veendumuse ja puhtad valguse mõtted. Ja tänu sellele ei allu te maatriksi hävitamisele. Ainult siis ei saa teid enam mõjutada ega mõju all hoida. Te olete kõrgemate vaimsete jõudude kaitse all. Nad teenivad ka praegu sellel planeedil ja teevad kõik selleks, et see maailm viia üle uude ellu. Te peate õppima oma mõtteid kontrollima. Teil on vaja õppida oma emotsioone kontrollima. Te peate ennast ümber looma, ennast muutma ja sisemisest isolatsioonist vabanema. Ja üldiselt kõrvaldama analüüsi kui sellise. Saada selle elu vaatlejateks, säilitades tasakaaluka ja rahuliku oleku. On vaja valitseda enda ja oma elu üle. Vastasel juhul jääte te nendesse kiirete hävitavate sündmuste, kiirete seisundite ja kiirete saavutuste keerisesse ning te võite hukkuda, kas te mõistate? Sõbrad, praegu on see väga oluline areng. See on teie jaoks hingamine, elu ise, see on igaühe jaoks pääsemine. Mida kiiremini te hakkate end arendama, juhtima iseennast, oma mõtteid, oma sisemist seisundit, seda kiiremini teie arenguprotsess kulgeb. Seda kiiremini te väljute ettekujutlustest. Te taastate kiiresti oma tervise, te muutute kiiresti nooremaks. Kõik elusituatsioonid lahenevad kiiresti, kõik toimub kiiresti, kui te õpite kiiresti ennast juhtima. Kasvatage ennast ümber, vabanege sisemisest pahedest. Nendest, mis tekitavad teis halbu mõtteid, viha, kadedus, hirmud, vihkamine, lootusetus, arusaamatus. Lülitage end ümber destruktiivsest seisundist loovasse seisundisse ja pidage meeles, et iga mõte loob koheselt reaalsuse.